head televaatajad, kas te teadsite, et Eestis toodetakse piima, vorsti ja autosid? Lähme uurime lähemalt, mis autoga tegu on. Kas võib öelda, et see auto on puhtalt Eesti toodang? Kindlasti. Kogu tema ideoloogia ja samuti ka konstruktsioon on siin välja töötatud. Välja arvatud muidugi kerekuju, sest see on klassikaline Cobra. Ja selle väliskujuga autosid tehakse maailmas hästi palju, aga seestpoolt on nad kõik erinevad. Kas te teete ise osasid või tellite kuskilt mujalt? Ma mõtlen Eestis aga mujalt. Ikka niisugused tõsisemad tööd me ikka tellime alla hanke korras spetsialiseeritud firmadelt, et ei teeme ise klaasplasti ja ei keevitame ise ka raame kokku, kuigi konduktorid ja vormid on kõik meie omad, aga ikkagi seda tööd teevad need, kes iga päev keevitavad või iga päev klaasplasti teevad, et asi lõpp parem välja. Näen, et siin auto peal on kirjas Rex. Mida see tähendab? Rex on kõikide autode nimi, mida me toodame. Ehk siis teie lapsukese nimi üldide? No ütleme nii, et meie lapsukese, jah. Kas te teete ainult automudelid järgi või teil on isegi olemas nagu oma auto? No meil on ikka omasid ka olnud. Kõige esimene, millest me alustasimegi omast. Selle nimi oli Rex 10. Rex 11 on veel peidus, mis on ka meie oma tehtud asi. Loodan, et ehk tuleb kunagi valmis ja selle nimi on siis Rex 12. Aga kaua aega teil läheb, et ühe autoga ühele poole saada? No tähendab, siin on kaks ise asja. Kui saada ühele poole selle Rex 12-ga kasutades kõiki neid tükke, mis meil on, siis keskelt läbi läheb 400 töötundi. Nii et igaüks võib ise arvestada. Aga kui hakata peale täiesti uuest mingist mudelist, siis tuleb see, ma arvan, 100-ga korrutada see number. Kas Rex on hea investeering? Kuidas kellelegi. Üldse investeeringuid kui sellist, mis tehakse perekond, on üsna raske hinnata, eks ole. Nagu vanasti öeldi, et kellele meeldib ema, kellele tütar, samamoodi on ka autodega, kellele meeldib selline lahtine auto, kellele meeldib näiteks Mersu viimane versioon või midagi sellist, nii et kõik sõltub maitsest. Aga kas Rexiga saab ainult suvel sõita? No kunagi ammustel aegadel, kui auto alles lahtine oli, siis sõideti ka talvel lahtiste autodega. Ei ole halba ilm, on halb riietus, eks ole. Kuidas te arvate, kas Eestis saab kunagi toota autosid masstoodanguga? Vähe tõenäoline. Esiteks see nõuab ikka tohutu suurt tööliste armeed ja ma usun, et Eestis võib-olla ei olegi nii palju inimesi võtta, et ühte korralikku koostöötehast mehitada. Ja ma olen üsna kindel, et maailmas jääb alatiseks koht sellistele väikeseeriatele, sest see on sama, kui inimene tahab omal lasta teha mingi riietuseseme, et teistest erineda, sama on ka auto, eks ole, et kui sa ikka tänavale ilmud mingi edev autoga, mida teist ei ole, mida veel?